Tuu on siis nii võtelda Lõuna-Eesti pill. Kandlel on mano tehtu siis suurem plava ja see heliseb kaasa on Heluhand. Ja sellest ka siis meie nimi Heluhand. Ja siin Ülle luges luuletusi tsirkudest, aga minu vanaema jaoks olid sama tähtsad tsirkudele lisaks ka liblikad. Ja kevadel see, kui sa näed selle esimese liblika, see on kuidagi selline, ma ei tea, minu jaoks selline joovastus, et no nüüd see talve külm on murtud ja meil on esimene lugu Liblika valiss. Meil on kandleansambel Heluhand. Millest see sõna Eluhand tuleb? Siis ma pean nüüd näitama pilli. Ma võtan Evari pilli siit. Kandleid on Eestis mängitud umbes 2000 aastat, aga Põhja-Eesti kandled on väiksemad, neil on 6 keelt ja ilma selle nii-öelda sabata. Ja saarte peal samamoodi nad on ilma sabata, aga siin Setumaal nad on sellise pikema puidust labaga ja seda nimetatakse helisevaks sabaks ehk siis Heluhand. Kui kaua teie ansambel on koos käinud? Umbes 30 aastat. See on päris pikk aeg. Aga ütleme, et sellest ajast on 2 inimest käib nagu koos, et kogu aeg on. Algul olid õpilased meil põhiliselt, lapsed, ja need lapsed on nüüd suured ja nüüd me mängime nende suurte lastega. Mis teie repertuaaris on? Algul oli ainult folkloor, pärimus, rahvalaulud, rahvamuusika, aga nüüd me oleme võtnud ka kaasaegset muusikat juurde. Kui lihtne seda pilli õppida on? Väga lihtne. Et ühesõnaga lihtsalt teistega kaasa mängida piisab 2-3 ütleme sellisest harjutustunnist või ütleme niimoodi. Aga et hakata sõrmitsema see, mida meie teeme ja siis, et seda on juba rohkem vaja õppida. Ja kust teiega liituda saab või
kus üldse seda õppida annab? Lihtsalt minuga ühendust võtta ja minu pool kodus me käime koos. Praegu on meid 10 nimekirjas, aga kõik ei saa korraga tulla. Kõik on aktiivsed inimesed, kellel on Tartus kontsert, kellel on Viljandis kontsert, kes on üldse välismaal. Et kõik on väga hõivatud kogu aeg. Et Prantsusmaal me käisime ka kahekesi, sest Evar oli Itaalias, Kristin oli Leedus.